Davai, let's go. Tere tulemast kuulama, tere tulemast vaatama, tere tulemast Tanek Bergman, Jaan Kruusma podcasti, saade number 15, 16. Super, hea meel siin olla, tänud kutsumast. Täna oleme kogunenud siia selleks, et rääkida, kuidas uued ärikombed on laineid löömas. Ühesõnaga, ma tahtsin teha sellise intro, et miks ma seda saadet siin teen, me tegime Tanekuga ühe kohtumise, vaatasid, et asjalik mees, sain teada, et ta on väga noor, mis ei ole üldse oluline, ent ma sain siis aru, et mul on palju õppida uuelt generatsioonilt, mis vahepeal mulle tundus 5 aastat tagasi, et ma olen veel see vana noor generatsioon. Et ma ju tean, mis see uus värk on, aga siis ma sain aru, et ma olen mingitesse asjadesse võib liiga kinni jäänud ja täna oleme siis tulnud siia selleks, et rääkida uue aja äri ajamisest. Jah, no ma arvan, et see käib nagu vastupidi samamoodi, et samamoodi nagu on siin see nooruslikus pool, see energia, samas on sama oluline ka see kogemus ja see, mis on nagu läbi käidud tee juba, et sealt mitte teha neid vigu, mis on juba tehtud nagu kellegi teise poolt. Et see on, ma arvan, vastastikune. Et sama ka minu jaoks nagu. Ja kuidas sa täna ennast kirjeldaksid? Kuidas sa ennast kirjeldaksid esimesel teidil tüdrukuga? Ma arvan, ma ei kirjeldakski. Ma laseks tal ise selle profiili minust luua ja siis vaadates, kui õige see on või kuidas see välja peegeldub. Missuguse mulje sa nagu jätad, aga ma arvan üldiselt lihtsalt siuke sportlik, aktiivne, hästi suhtlev ja meeldib hästi palju sõpradega väljas käia, uusi kogemusi saada, reisida, et üldine kombo kõigest sellest nagu, et pidevalt mingit uusi väljakutseid otsida ja ennast pidevalt arendada ja vahet ei ole, kas see on siis mingi läbi ärilise eesmärgi, sõprade, mis iganes või siis selle sama veinibaari, kus me siin oleme. Just, me oleme praegu Lai 26, Toro veinibaaris, kus sina oled siis osanik? Jah, üks omanikest, sõbraga kahekesi nagu umbes, nüüd saabki vist aasta aega täis, sõbraga kahekesi võtsime üks otsus vastu, et ma lähen ise Hispaanias, siis nägin juhuslikult mingit kuulutust, müüakse mingit baari, saatsin sõbra sinna kohale, sõber ütles, tuli siia, ütles vägev, kui sa ei taha, siis ma ostan ise ära, ma ütlesin, et tahan ja rest is history. Ja siia on oodatud kes? Kõik inimesed, kes on üle 18 aastased vanad. Ja siin saab, eks ju, pidusid korraldada, privaatsündmusi, niisama tulla. Me teeme sünnipäevi, meil on siin mingid eriüritused, suvel me teeme terrass on meil, suvel teeme paellat, mingid söögiasju, authentic Mexican tacos, iga neljapäev on meil wine and paint üritused, teeme firmadele nagu siuksed maalimisõhtuid instruktoritega ja samamoodi sobib ka see ideaalselt podcasti salvestamiseks. Just. Siit ma hüppaks kohe, ütleme, kohustuslik reklaami osa on tehtud. Mitte kohustuslik, aga ütleme, reklaami osa on tehtud, et muidu kipub meelest minema. Siis see põhilause, mis sa panid mul nagu täitsa uut moodi mõtlema, et ma ennem seostasin vabadust õnnetundega. Minu jaoks vabadus on olnud hästi, mitte hästi, vaid üks kõige olulisemat. Ta on teisel kohal minu jaoks. Mis on esimesel? Õiglus oli mingi hetk, aga ma sain aru, et ma läbi õigluse natuke hävitan ka ennast. Õiglus? Jah, õiglust tunnevad, et kui midagi on ebaõiglast, siis ma lähen nagu tahan õiglust luua, aga siis märkasin, et ma sellega ennast natuke hävitan, et ma ei pea võitlema, et maailma eest hakata võitlema, vaata, et see nägin, et see hävitab mind hoopis, et nüüd ma proovin leida nagu tervislikumat väljundit õiglusele. No oleneb ka, seda õiglust võib ka erinevati näha, kui sa näed, et ainult sinul on kogu aeg õigus, siis on natukene teisest nurgast jälle kehvasti. Just. Ja vabadus on siis seal teisel osas ja ma millegipärast seostasin vabadust ka siis selle õnnetundega. Ja minu taustast tingituna võib-olla ma mõnikord eraldasin õnnetundest raha, sest ütleme, minu eelkäijad, minu isa ja kasuisa, mõlemal nagu oma äärmuslikult nägin, et raha neile lõpuks tegi rohkem, tegelikult see asi on rahas, võib-olla suhtumine, kuidas nad tööd tegid, eks ju, aga raha oli lõpuks see, mida mina võib-olla lapsena kogesin, et ühel ei olnud
teisel oli liiga palju, et ühel ei olnud piisavalt, teisel oli liiga palju, aga liiga palju tööd nagu. Ja siis vältisin justkui seda rahateemat, sest ma kartsin, et see võtab mult õnnetunde või vabaduse ära. Ja siis saime sinuga kokku, siis ütlesid, õnnetunne ja vabadus, et need et nad on üks ei välista teist nagu. Just, üks ei välista teist ja üks ei tingi ka teist selles mõttes, et neil on ju kaks erinevat sõna, eks põhjusega. Ei, no seda kindlasti, lihtsalt siin on nagu üldse see mentaliteet, see Eesti, see nõukogude aegne mentaliteet, raha on halb, kapitalistlik, see on halb, see, kellel on palju, see on nagu kehva, et selles suhtes ära mõtle selle raha peale, ära tee, mine, käi tööl, näe vaeva, saad korteri ja laada või midagi seal. Et selles sama see mentaliteet on nagu edasi, et laen on halb näiteks, kui palju sa seda kuuled, laen on halb, ära võta laenu, laen on võimendus, laen on võimendus elus lihtsalt. Ja täpselt sama asju saab ka oma elus nagu sarnaseid nagu metafoore tuua nagu laen, et sa pead lihtsalt aru saama, kuidas seda kasutada. Tuli on ka nagu väga halb asi, kui sa lased ta nagu käest ära, kõik põleb maha, aga samal kui sa seda kontrollid, hoiad seda vaikselt, siis saab süüa teha, on soe. Kas nüüd peaks nüüd sellepärast tule ära kaotama, et keegi ennast ära põletas? Ma ei usu. Siit saab minna veel nõukaajast veel kaugelt, mõisapidajad ju olid ka need halvad ja mida iganes. Mis on sinu jaoks vabadus? Ma arvan, vabadus otsustada ise enda aja ja elu üle. Et sa käid poes, sa ei pea mõtlema, mida ma täna söön, kas ma võtan seda 50% alla hinnatud või 25% või siis tunnen ennast eriti julgelt ja võtan selle täishinnaga toote. Nagu ma arvan, et point on see, et sa ise oled ise enda peremees. Nagu. Sa ei ole kellegi ori, ajaori või rahaori või mis iganes. Nagu, et sa teed ise oma otsused, sa teed ise oma valikud, oled mees lihtsalt oma elus. Hästi öeld. Kust sinul tulevad need põhimõtted? Või see julgus nagu tegutseda? Oled sa selle peal mõelnud? No sa mõtled lihtsalt see aktiivsuse pool või see, et võtta vastu mingeid siukseid pakkumisi, nagu sa mulle tegid selle podcasti. Just, et sa tegelikult võtsid ise selle nagu initsiatiivi, teeme podcasti, sa võtsid selle julguse ja et davai teeme, proovi muud viisi, pärast proovime videoklippe teha ja nii edasi, eks, et see võrreldes mingite muude klientidega, ma ei taha siin nimesid nimetada, aga lihtsalt, et ma olin väga inspireeritud sinu peale hakkamisest, et sa ei hakka nagu, et kui sa ei hakanud nagu, kuule äkki teeks hoopis, teeme natuke odavamalt või teeme nii või mida iganes vaata. Ei, selles suhtes, eks seal on jällegi, tuleb ju isiklik kasumängu. Kui sul on asjades mingit isiklikku kasu ja teed asju niisama kellegi teise jaoks, siis miks üldse teha neid? Et selles suhtes mul on samamoodi, minu eesmärk oli saada need klipid, mis aitaks minu seda maakleri tööd nagu promootida ja reklaamida. See oli väga oluline osa, kui ma näen, et selles samas olukorras saab ka keegi teine võita. Et sul on podcast ja me saame siin teha win-win-win, 3 asja korraga, miks mitte, mul pole kunagi kahju. Kui kõik võidavad, see on kõige parem asi elus, kõige parem asi äris nagu. Ma olen vaadata, et inimene orgaaniliselt niikuinii mõtleb enda peale kõige pealt. See on nagu, see ei ole otseselt... instinkt. Jah, just. Aga siis turunduses ka on nagu hästi oluline, et kõigepealt sa mõtled enda peale, ei tohi ennast nagu ära unust, et ma näen, et osakes on liiga palju sihtgrupi peale, et mis teised tahavad kogu aeg, eks ju. Või siis on teine äärmus, et kõik mõtled ainult endale, et siis nii tore, et sa nagu suudad ka sealt nagu edasi mõelda. No jah, see on sellest turundusse saab ka seda nagu tõlgendada, et kui see inimene, kes sulle turundust teeb, kui sa talle lood stiimuli, näha rohkem vaeva, tegelikult ju temal on suht savi ju, kas see nüüd 10x sinu käive, 5x nagu tema tahab, et seal järjest rohkem ja rohkem teeksid, sinu palk jääb samaks, loo mingi stiimul inimesele, loo talle see, et näed, mina kasvad sina minuga koos ja vaata, kuidas tulemused kasvavad kohe. See on ka põhjus, miks ma ise ei ole nagu väga see 8-5 tööinimene kunagi olnud. Ma pigem eelistan mingid lühemat perioodi, ülirasket tööd, ülipikkade tööpäevadega, aga teenides, ma ei tea, ma arvan, ma teenisin juba 16-aastaselt 2-3 korda rohkem kui mingi keskmine täiskasvanu sellele. Tehes lihtsalt pannes rohkem seda nooruslikku energiat ja siis ma jõuan rohkem lihtsalt teha kui mingi 35 aastat. Ja mingi hetk just vaatasin neile Harimati mingi stand-up, et tema sai 30, kurtis seal juba oma eesnäärme üle, eks. Et mingid asjad, mis me võtame noorelt iseenesest mõistetavana, et kes tahes noor, kes ütleb, ei taha liiga see template panna, eks ju. Aga kui sa tunned ennast veel noorene ja
siis kasuta nagu seda ära, et on seda powerit, eks ju. Ei no ega seal ei ole mingit templit, sa kas teed neid asju, mida teevad noored inimesed, kas sa saavutad neid tulemusi, ma olen hästi tulemustele orienteeritud inimene. Et see, mis sa nagu arvad või mis su peas toimub või mis sa mõtled, see nagu ei huvita kedagi tegelikult. Huvitavad see, mis tulemusi sa lood nagu elus on ja kus sa jõudnud oled, mis sa teed samal ajal on ju. Ja selle järgi luuakse see staatus siin maailmas, mitte selle järgi nagu, et mis sa arvad, tahad, et oleks nagu. Kas staatus on sulle oluline? Ma arvan, et terve see elu ongi staatuse poole peale, eriti meestel nagu on ju staatus, ongi see asi, mille järgi ju elu on suur võistlus millegi nimel on ju. Naiste nimel, raha nimel, austuse nimel on ja sa tahad, et su sõbrad sind austaksid, sa tahad, et naised vaataksid, et sinuga on kindel, hea on ja sa tahad, et sul oleks raha, et sa saaksid võimaldada neid asju, sa tahad kanda hoolt oma perekonna eest on ju. Kas on see võimalik ilma staatuseta? Väga mitte. Võistlus või võitlus? Mõlemat. Nagu selles suhtes see ongi võistlus, ongi võitlus põhimõtteliselt. On ju. Sul on ju konkurendid, see on üks suur mäng, kus me oleme kõik alustame mingisuguste kaartidega ja siis olen nagu, selles suhtes me alustame nagu mõnes mõttes ebavõrdses seisus, aga lõpuks on ikkagi nagu mängi nende kaartidega, mis sulle jagatud on ju. Et selles mõttes foldi panna võib-olla nagu vaata, kuidas läheb ja näe rohkem vaeva selle asemel, et talent, hard work beats talent, vist talent doesn't work hard. Kas, kuna mäletan, et sa rääkisid, sa noorene tegelisid boksiga ka, siis mõnes mõttes on vaata nagu ütleme, et kui sa öelda, et versus tavalise koolikaklusega versus boks, eks ju, see on ikkagi sport ja lõpuks, sa küll, kakled, eks ju, aga see on nagu mingi nagu, kontrollitud. See on selles suhtes selle maskuliinsuse mehe mõttes nagu kõige parem asi, mida sa noorele poisile saad ju teha. Õpetada enda sees seda asja kontrollima ja samal ajal tekitades seda võistlusmomenti, testosterooni teiste meeste rahvaste või nagu teiste meestega. See on kõige primaarsem võimalus ennast proovile panna teise mehega. Et vahet ei ole, mis olukorras me oleme nagu lõpuks, kui on mano ei mano, nagu mis saab selles suhtes. Ja pluss enesekaitse ka mööda külge maha ei jookse selles suhtes, et piisab ühest korrast, kui sa nagu tekib mingi situatsioon, mida sa ise ei kontrolli ja see võib lõppeda väga halvasti sulle. Ma ise mäletan, et ma kahjuks olin nagu siuke nagu see siis ma ei teadvustanud, aga see õiglustunne viis mind väga tihti kaklustesse noorena. Aga see lõppes alati sellega, kui sa oli koolis, eks ju, siis saad jälle nagu riielda, miks sa kakled, vahe pole, kas oli õigustatud või mitte, eks ju. Alati nagu halb, nagu justkui. Ma mäletan, mingist hetkest ma nagu lihtsalt peale kaitseväed kuidagi kadus ära, enne seda olin ka siuke nagu linna peal vaja jälle midagi tõestada. Ei see ongi, vaat selles suhtes on nagu oluline osa on ka selle kontrollimine, et see nagu selle boksil on nagu omamoodi maine ka, sest et kõik inimesed ei suuda seda kontrollida, see on ääratu jõud ja võimalus ja saad aru, sa oled ikkagi peajagu üle nagu teistest inimestest või teistest meesterahvast, kes ei ole kokku puutunud selle võitlusspordiga ja seal võivad ka väga karmid tagajärjed olla selles suhtes, et täpsustab seda lausat? Et karmid tagajärjed. Kellele? Näiteks sellele, kes saab pihta ja kukub peaga vastu kivi ja ei tõuse enam püsti, nagu sina lähed 21 aastaks vangi nagu. Et mingis siukses... kui ei kontrolli või? Kui sa ei kontrolli nagu, et näiteks ongi mingi situatsioon ja sa lähedki nagu üle meelikuks ja tekib mingi situatsioon ja sa lööd teda valesse kohta või mis iganes nagu. Mul näiteks peale kaitseväe ka kadus ära see kaklushimu, sest tekkis see enesekindlus. Ja siis ma aastaid hiljem käisin ka boksis aasta aega ja oli ka täpselt sama, et tekib see enesekindlus ja kontroll, eks ju. Ja siis ma trennis panin ka seda tähele, et kui ma läksin nagu närvi, alati said veel rohkem, eks. See on täpselt niimoodi, see ongi üles ehitatud ja samamoodi jah, et ma arvan, et kuhu ma võib-olla tahtsin suunata seda osa nüüd on see, et ma mingi nagu liiga läksin vaata pehmoks ära, et nagu võitlust üldse vältida. Aga tegelikult siuke nagu heas mõttes kontrollitud võitlus, eks on tegelikult on nagu tervislik ja julgeks soovitada kõigile kas mõni periood eluetapis, vahet pole kas on boks või jiu-jitsu või mida iganes. See on üks asi on nagu sport üldiselt. Sul on vaja elus sporti teha, see õpetab su distsipliini, see õpetab eesmärkide saavutamist.
nagu sport on ühe nagu väga oluline osa tegelikult elust nagu, rääkimata mingist tervislikust seisukohast nagu. See annab sulle selle enesekindluse ja see, et sa oled vaimselt heas kohas, sa pead olema füüsiliselt heas kohal. Aga võitluskunst? Kuidas, ja, see on kõige parem viis, et jõuda selleni. Kõigile see ei sobi, aga kui see sulle ei sobi, seda rohkem seda tegema peaksid. Nagu. Vii ennast mugavustsoonist välja ja pane nagu vastu ja see on nagu asi, mis jookse mööda külge maha mitte kellegil. Olles teinud väga palju erinevaid spordialasi, siis on see jõu vastupidavusala, seal on kõike, seal on seda nagu venitamise osa, seal on kardiot, seal on jõutreeningud, seal on liikumine, seal on väiksed vahelihased, mida sa muidu ei kasuta mitte kuskil jõusaalis. Ja rääkimata see enesekaitse, et kui sa kunagi saad kuskil nurga taga peksa, siis sa vähemalt oskad ennast niimoodi kaitsta, et sa nagu tuled välja sellest. No brainer. Millal sa, taustaks lihtsalt, et ise järgin ka Mark Zuckerbergi palju, kes hakkas ka viimastel aastatel tegelema. Ja siis just tuli mingi artikkel, et mingi turniiri võitis ära, et mõnes mõttes äge, et kui sul on nii suur stressikoorem, et sa pead juhtima, ma ei tea, 3 miljardiga kasutajaga et see on 3 miljardit klienti justkui, eks ju. Et siis sa pead seda juhtima, siis tegelikult sa pead olema ka valmis, mentaalselt ja füüsiliselt. Muidugi, sellel on nagu põhjus, miks hakkavad kõik siuksed inimesed, kes on saavutanud see rahalise eesmärgi ja nad on nii, et mingi elus on veel midagi, vaata. Ja siis nad hakkavad otsima, see on ju Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, kõik nad teevad MMA-d teevad jõutreeningud, saavadki aru, et et sul võib ükskõik palju raha olla, kui sul ei ole füüsist ja seda olekut, et sellega matchida, siis see on suht lamp nagu lihtsalt rikkaid inimesi on väga palju, aga inimesi, kellel on kõik all bases covered, neid inimesi nii palju pole. Pigem alusta noorelt selle füüsisega ja ehita raha järgi lihtsalt palju lihtsam. Kas saaks öelda, et keha on kõige olulisem? Kõik on oluline, võrdselt oluline, aga oleneb nagu 20-aastaselt, mis raha sa endale väga nagu ehitad selles suhtes, et pigem alusta sellega, mis saad, loo endale see distsipliin, loo endale see rutiin, et tee neid asju, mis sulle ei meeldi lihtsalt ja ehita ennast vaimselt. See on päris, tee neid asju, mis sulle ei meeldi. Ma olen ka pannud tähele, et mitte sinuga, aga ma mäletan mingi hetk ma meelega kutsusin saatesse, just kui ma tegin meeste podcast Täitsa Pekkis, siis kutsusingi neid, kes nagu, tead nagu mingi osa ei meeldinud. Aga mis osa sulle ei meeldinud? Näiteks, mis oli see kõige suurem asi, mis sulle vastu käis? No, mõtlen. Mäletan, mis mind trigerdab? Liigne enesekindlus, mõnikord trigerdab. Sest siis ma mõtlen, mis selle nagu taga on, siis on samas see, et ma julge ise võib-olla mõnikord või vastupidi, et ma jään mingi selleks, et üks tõde on hästi oluline. Vaat ma tulin sulle mingi, hakkasin kohe mingi targutama või rääkima mingist vabadusest või et raha ei ole nii tähtis, eks ju. Aga samal ajal tegelikult nagu ma näen, et see on minu enda mingi kinnistunud kinnisidee. Eks kui ma näen, et kellelgi on mingi kinnisidee, siis ma proovin nagu justkui teda avada, aga tegelikult see on mu enda sees mingi kinnine idee, mida ma tahaksin avada. Aga sa tulid sellest just üli hästi välja ju, sa olid nagu kohe et sul nagu kohe klikkis ära, et seal on siukene vaade ka ja see on koht, mida ma pean nagu avastama vaata. Et see on ju kõige õigem asi, et kellegil meist ei ole kogu aeg õigus. Kõige parem ongi see, kui sa saad aru, et millal sul ei ole õigus ja oled nii, et et proovime seda nurka avada nagu ja teha selle selgemaks. Mis oligi nagu imestasin enda puhul, et ala mingi ekstreemsport või mingid X olukorrad, ma ei tea, üli ebamugavad olukorrad kellegi jaoks näiteks sotsiaalselt või mida iganes, siis mul on nagu savi. Mitte savi, aga ma lähen ja teen ja naudin. Aga mis nüüd paningi tähele, mis puutus mingi töösse või rahasse, ma olin seda nii palju nagu vältinud justkui. Ja siis ma hakkasin nüüd nagu, võtsin nagu härjal sarvist, hakkasin tegema, mu piisas ühest Facebooki postitusest ja mul tõusis klientide määr 4-lt praegult. Just panin kõik Trellosse või ütleme siis klienditabelisse, et palju päriselt, kui vaatasin 20 inimest nagu... 20 kohtumist tegid siis, jah? Ütleme, koos vanadega kokku ja kõik, et mis oli, osad loomulikult ei läinud edasi koostööks. Aga nüüd on põhimõtteliselt nagu ütleme 20 liidi, kellega ma saan nagu edasi liikuda. Ja soojad liidid nagu. Jah, täiega soojad. Selles suhtes ikkagi väga, see on ju, kus see idee sul üldse tuli, et see on ju ülihea turunduslik. No muidugi sul on taust, mille arvelt seda teha on ja iga lambivend ei saa seda, et kuule ma hakkan konsultatsioone pakkuma. Jah, kui ma mõtlesin, igal ühel on omad tugevused, ka minul on omad nõrkused, aga jah, mul see kogemus nagu mängis selles valdkonnas
tuli kasuks, et ma ei pidanud hakkama midagi uut leiutama, lihtsalt võtsin vana ja hakkasin nagu tegutsema. Back to basic nagu. Jah, ja mis oligi kõige naljakam, et nagu mis sa küsisid ennem, et kus see idee tuli või? Et kus see nagu, et neid hakata neid kohtumisi tegema siukses vabas vormis nagu? Jah, et taustaks kuulajale, kes ei saa aru, et siis ma lihtsalt ütlen, minu igapäevane leib on siis inimeste koolitamine, julgustamine, tõukamine, et võtaks oma sotsiaalmeedia ja digiturunduse nagu kätte. Sest ma olen vaadanud, et nagu eriti vanakooli ettevõtte juhid, hullult tahaks, et keegi teine hakkaks neil selleks digijuhiks. Aga lihtsalt digikanalite juhtimise ei pea oskama kõike, aga ma märkan lihtsalt, et kui sina ei võta seda digiasja enda ettevõttel üle, siis keegi teine noorem, kes viitsib, võtab ja teeb sama asja, aga teeb internetis ja saab selle lihtsalt, võtab selle üle sult lihtsalt tuimalt, kui sina ei teeb keegi teine. Et ma ei tea, 100 ideedega, mis ma aja jooksul nagu mõnikord tuleb pähe, isegi kui sa ei räägi kellegi, siis keegi lõpuks teeb ikka need asjad ära. Et kui sa nagu justkui ei võta selle vastutus selle valdkonna eest, siis keegi teine teeb seda ise sinu eest. Nii, okei, see selleks. Ja ühesõnaga, tegin postituse, et saab konsultatsiooni teha ja mis ma siis tegin teistmoodi, see, et esimene kohtumine maksa palju tahad. Mind hakkas närvi ajama osad mingid koolitused või nagu eriti, mis puudutab vaimset maailma. Et minu siukene või kõige ilusam vaimse koolituse kogemus on olnud Vipassana, mis on siis 10-päevane meditatsiooni koolitus. Mis koolitus? Vipassana. Okay. Ta on siis põhimõtteliselt 10 päeva, oled kuskil resordis. Eestis oli näiteks seal... Graniitvillas või? Ei. Roosta puhkekeskuses. Okay. Et mehed 100 või oli 50 meest, 50 naist või midagi siukest. Ja siis oled seal 10 päeva, 10 tundi päevas mediteerid ja siis kogu aeg on iga, ütleme tunni aja kaupa ja siis juhendatakse siin nagu järgult nagu. Okay. Et sa lõpetad sellega, et sa saad nagu 10 päeva lõpuks oled nagu, saad aru, mis tähendab olla Buda. Sa tunned nagu seda, mitte et see ei ole, keegi räägib sulle, eks ju. Sa tundsid siis, jah? Täiega. Ja need kõik ilusamad hetkel ongi tavaliselt nädal 2 peale seda tuled sealt välja, kõik on nii ilus nagu. Et see voolavus... Aga siis pärast seda nädalate 2, mis siis on? Ta hakkab see tundlikkus kaob ära, sest siis sa tunned seal 10 päeva lõpuks, sa tunned nagu, saadki nagu sisse suumida nagu raku tasandile põhimõtteliselt, et sa tunnetad oma mingit nagu, saad nagu ühesõnaga kõik, kus sul närvi lõpmed on, põhimõtteliselt saad nagu kogeda seda, mis seal on. Et sa küll mõtled, et sa saad ainult peas kogeda, aga tegelikult sa saad suunata oma tundlikkuse, praegu kas või suure varba peale, eks ju. Ja see on mingi see chi, mingi energia, mingi värk. Chi on juba see, et sa hakkad seda, võtad selle sama energia, hakkad seda ise kontrollima ja suunama. Aga see budistlik lähenemine, esimene samm nagu oleks see, et sa lihtsalt saad aru, et see energia on. Okay, ja siis chi tuleb siis rohkem sellest, on siis, et ütleme, budism sai Indiast alguses kolis Hiinad tegid sellest siis selle taoismi põhimõtteliselt. Võtsid selle sama energia, hakkasid seda nagu kontrollima ja suunama. Et nagu, et üks samm nagu edasi ja siis see veel kolis oma, eks sealt mõnid harusid on üli palju, aga ütleme siis sealt kolista veel edasi Jaapanisse, kus teki zen-budism. Ja siis, ma olen ise ka jõudnud enam-vähem zen-budismi mõteteni, et kõik on täpselt nii nagu peab, nii nagu on, et tegelikult ei peagi nagu otseselt nagu rabelema. Jah. Et nagu, loogilisena. Just, et muidu on kogu aeg see peitusmäng, et ma pean mediteerima tund aega iga päev, ma pean seda tegema, ma pean sinna koolitusel minema, ma pean konstellatsiooni minema. See on see marketing nagu tegelikult, see on see marketing, mis on nagu vähe müüdud ja sellepärast ongi nagu. Ma lihtsalt hiljuti sain tuttavaks mingi inimesega, sõitsime autos mingile sünnipäevale ja rääkis, et kuule, et ma käisin kes on see hästi energiline koolitaja, siuke mingi suur mees, tule ta nimi kohe meelde. Müügi kes see? Anthony Robbins või? Jaa, ei. Sa mõtled Eesti tüüp või? Ei, välismaa tüüp, hästi kõva häälega. Või vist on jah. Ja käis seal tema juures mingi USA-s ja ütles, et pani seal mingi 10-15 kilo nagu koolitust alla ja lihtsalt, et ma ei leia seda õiget teed, on ja, et kõigil neil on mingi oma viis, et mina ei sobitu nagu sinna ja tegelikult
sa oled lihtsalt raisanud oma elust ja oma raha nagu ära vaata. Need kogemused on toredad, et neid ei pea hakkama nagu vältima. See peaks olema lisamine, see on juurde lisamine, mitte nende järgi elamine nagu selles suhtes, et ma sain mingi lisapunkti siin, aga sa hakkad mingit nirvaanat otsima sealt, siis see on ilmselgelt fail juba. Just, et nirvaanat ei pea otsima, nirvaana on siin ja praegu. Et kui sa oled heas kohas, mine käi siis nendel kohtadel, et selles suhtes paljud on nagu müügile suunatud ka ikkagi vaata. Saad selle nagu laksu kätte, aga siis sa jääd seda laksu nagu taga otsima. No sealt Vipassan samamoodi, ma nagu jõhkra nagu kogemuse saad, aga et jääda seda nagu otsima ja kogu aeg et see kogemus on nagu hea kätte saada. Aga ei pea nagu otsima kogu aeg, et see ongi, et see nagu kõik tahavad seda nirvaanat nagu kätte saada, et see justkui on kuskil. Ma arvan, et üldse kogu see meditatsioon on selles suhtes nagu fake, et inimesed üritavad saavutada mingit head tunnet ilma mitte midagi ohverdamata, nagu ilma mingit raskustunnet tekitamata, ma teen iga hommik tund aega seda ja ma saavutan mingi hea taseme nagu. Aga selle asemel, et minna tund aega teha jõusaali, et siis saavutada 3 kuu pärast realistlik kindel tulemus, seda ei vaata. See on hea point. Võtta nagu mingi realistlik seisukoht ja teha asju, mis on nagu välja töötatud, mitte kulutada oma raha. Aga ütleme, tulen selle Vipassani juurde tagasi. Vipassan on niimoodi, et sa teed selle ära, keegi sult raha ei küsi, vaid on annetuste baasil. Et ma mäletan, esimene kord mul ei olnudki raha, mis ma tulin Eestisse tagasi ja kandsin pärast mingi pool aastat hiljem neile raha. Siis kandsin, mäletan 3 sotti, teine kord käisin Eestis, siis oli mul kandsin 8 sotti. Ja osad tüübid on käinud seal ära ja annetan nii palju raha, et on uued keskused ehitatud. Terve see Vipassana süsteem on ainult annetuste peal ehitatud ja niimoodi on ehitatud 180 keskust üle maailma. See on juba mingid seda tekitav, nagu usaldust tekitav. Sama nagu mingi e-poes sul on see, et või nende kursustel on ka vaata päris hea, kui on mingi kursus ja et 2 nädala jooksul, ma teen Peeter Pärtel teeb mingi kinnisvaralasid asju, et 2 nädala jooksul ilma mingit põhjust küsimata kanna su raha tagasi, kui ei meeldi. See tekitab automaatselt tegelikult mingit usaldust, nagu rohkem usaldust kindlasti. Ja sealt tuli see, nagu, et mu see ärritus võib-olla ongi see, et kui sa nagu tahad kedagi nagu päriselt nagu aidata või? Et nagu päriselt nagu, eks ju. Nii. Siis see äri on äri, aga võib-olla oligi trigger see, et ma sain Vipassas nii puhta ilusa kogemuse, sealt keegi midagi ei küsi. Nagu, või eks seal lõpus ikka tehakse, et nüüd on aega, kes tahab annetada, eks ju, või võtke kontonumbrid kaasa, eks ju, natuke ikka peab müüma, eks ju. Aga et see nagu kunagi, kui see tuligi nagu Indiast väljapoole, siis kõik läänes ütlesid, et kuule, sa ei tohi niimoodi teha, et ükski lääne inimene ei tule, et 2 värk vaata. Vipassana see kursus. Et keegi ei võta sind tõsiselt, kui hakkad tegema ja sellest töötab, et see üle maailma ja põhimõtteliselt, kui ma olen selle 1 korra ära käinud, ma võin minna ükskõik kuhu keskusesse ka nagu lihtsalt, et kuule, kas teil on ruumi, ma tuleksin mediteerima või mul on vaja nagu seda, mul on mingit nagu seda clarity või mingit selgust. Jah, et vähemalt ma tean, et mingisugune nagu see sanctuary, mis see eesti keeles oleks. Pääsetee või mingi koht on, kuhu ma tean, et kui tõesti nagu mul on vaja korraks nagu iseendaga ühendust saada jälle, et siis ma tean, et ma saan kuskile minna, aga samas ma tunnetan Eestis meelde, et ma saan alati metsa minna, eks. Ja seda küll, aga kas ei tundu vahepeal sulle, et see on see realist nagu päris elust põgenemine lihtsalt või? Ta on nagu kas lihtsam ei oleks see päris elu teha selleks, et see oleks sinu parim koht, kus kogu aeg olla, mitte et sul on vaja põgeneda selle eest? Jah, no võtteks põgenemisin, aga et kuidagi, et mingi turvatunne nagu tekib mul selle, et vähemalt üks koht, mingi koht või organisatsioon maailmas, kes nagu ongi suunatud ainult selleks, et nagu aidata üksteist. Ei, muidugi. Neid on muid ka loomulikult. Ei, äge ja nagu sellest, mis sa räägid juba, jätab hea mulje, sinul hea kogemus on ja hea feedback, see raha teema, et kõik on nagu äge ja selles suhtes ega ei saa nagu vaielda, kõigile meeldivad inimesed erinevad asjad, vaata. Mõnel inimesele, tal ei ole vaja mingit finantsilist tuge, tal on lihtsalt see, et ma tahan minna metsa jalutama iga hommik ja see teeb mind õnnelikuks ja mul on täitsa savi nagu kõigest muust. Palun väga, mine, tee seda. See on väga hea, et sa öelda, sest tihti ongi nii, et osad, et mul on ju see loodus ja nii edasi, mis on ka ülioluline. Mina, et ühendused tuleks olla mõlemaga nii maaga, sõna otseses mõttes paljajalu maa peal või tagumikuga muru peal istuda, eks ju, kui ka siis nagu taevaga, eks. Et ma teen alati nalja, et inimesed, kes on, sorry kuulajad, kui sa ennast
inimesed, kes on kiilakaks läinud, siis nad on liiga ühenduses taevaga. Ja siis, ja siis mõni hipi on liiga ühenduses maaga, et siis ei kaob ära see inimlik tasakaal, et me oleme mõlemad, et me oleme maised olevused, me sureme ära kõik lõpuks, eks ju. Kui ka oleme mõnes mõttes ka taevalikud olevused, et me suudame iseennast nagu kogeda, vaata. Noh, et... Ei no muidugi, et seal on nagu tasakaal elus nagu kõiges on ju. See on ju kõige olulisem märksõna üldse, kõige puhul, mis teha saad on ju. Ja siin ka. Vot, okei, aga siis selle konsultatsiooni juurde tagastada, ma tahtsingi teha niimoodi, et see esimene kohtumine oleks puhas nagu. Ja selle baasid saab edasi minna, kas siin ärisuhe või nõustamissuhe või kas inimene tahab mingit abi või nõu saada, eks ju. Et noh, ja kunagi ei tea, missugust väärtust üldse inimesele loob, eks ju. Ma ei tead ette, et me sinuga nüüd saadet teeme, eks ju, kui me tulime esimesele kohtumisele, eks ju. Ja samal ajal ma märkan, kui inimene ei taha üldse midagi annetada, kas see esimese kohtumises, kus ma tegelikult tunnen ja olen nagu, noh, tund-poolteist ma olen nagu, ma tulen nagu selle inimese jaoks kohale ja kui ta üldse ei väärtusta seda, siis on minu jaoks ka nagu hea signaal. No mina näeksin seda niimoodi, et nagu sa said mingi 50 € eest aru, mis inimene see on nagu. Minu arust, mina olen alati neid nii palju, olles nagu noorena ka, ma olin nagu ettevõtlusega hästi palju seotud, nagu väga noorena oli juba see kindlalt siht, mis ma nagu oli mingi laenuhai seal noorena, ikka mingid väiksed, mingi eurod siin, eurod seal. Ja kui sa saad nagu aru, et keegi ei too sulle seda 20 € tagasi vaata, siis tegelikult on see, et nagu yes. See on see odav hind sellest inimesest. Ma sain 20 € eest aru, et nagu selle inimesega on nagu cancel elu lõpuni, et vahet ei ole, et mul oleks võinud võib-olla 10 aasta pärast temaga mingi 20 miljonilisi diile teha, siis oleks vähe valusam litakas nagu selles suhtes. Et ma näeks seda pigem niipidi, et sulle kasulik. Nõus. Kes kuulab, tahab oma, ma ei tea, konsultatsiooni nõustamise teha, et soovitan ka täiega proovida, et see esimene kohtumine, ta loob ka mulle vabaduse öelda, vaata ei, vaata. Muidu kui ma kohe küsiks, ma ei tea, 100 €, eks ju, aga inimene tuleb kohale, tõesti ei saa sellest väärtust, eks ju, või siis mina nagu vägisi esitangi selle arve, eks ju, või mulle endale ei meeldi see. Sa võtad nagu pinge maha ja see oli noh, kogu see postitus tegelikult kõnetas mind üli palju. Et see on ka oluline, et kõikidest võimalustest kinni hakata, et nagu see ei olnud ju meil kumbagil plaanis ennem seda kohtumist, me saime kokku ja sealt sündisid veel mingid uued asjad. Kui sul midagi kaotada pole, siis ka lihtsalt keegi teine, kes soovib nagu sinuga seda konsultatsiooni teha, tee see ära, see ei ole see rahalises osas, on see nagu, sa oled igal juhul võidus selles suhtes, et ja kes tahab ise mingit sarnast asja enda äriga nagu teha, et hea koht, kus alustada, ongi sinuga näha, kuidas sina teed sellest šnitti võtta ja edasi arendada. Lõpuks me oleme kõik siin, et kasvada. Ma arvasin enne, mul on vaja rutu uust koduleht teha, korralik disain, väärtuspakkumine. Siis tegin ühe Facebooki postituse internetiturunduse gruppi ja Canvas veetsin 5 minutit ja teksti kirjutasin 10 minutit. Et jõhker, et siis nii. Ja ühesõnaga teekond ebamugavuseni. Mis on sul kõige ebamugavam asi, mis sa teinud oled? Ma ei tea, ebamugav. Ma ei tea, ma otseselt ei tea. No selles suhtes, et ma teen iga päev ebamugavaid asju. Selles suhtes, et kes tahab käia iga päev trennis, on ju. Keegi ei taha. Mul on mingid päevad ka, kus sa oled mingi hommikul, seal voodis, on ju, mingi ma ei viitsi ennast püsti jääda, aga lähed teed ikka ära nagu sellest. See ebamugavus ongi see, mis kasvatab, on ju. Kõik need kohtumised, on ju, kui sa alustad ala maaklerina, sa ei tea nagu nii palju sellest ärist, nii palju sa oled ebakindel, on ju, sa ei taha minna nendele kohtumistele, võib-olla sa ei taha suhelda nende inimestega, karda, et nad küsivad sult midagi, millele sul vastust ei ole, on ju. Kõik need asjad on ebamugavad, aga nendest üle minnes saavutad sa ainult ebamugavust läbides kasvatakse. Kasvatakse. Kasvatatakse. Et ühesõnaga nagu point on selles, et elu peabki ebamugav olema, et ta saaks olla ükskord nauditav. Nagu, kui see elu on mugav, siis saad mugavustsoonis ja juba eos vales kohas. Et jah, et meie sees on kogu aeg elektrivool, eks ju. See ongi pinge heas mõttes, eks ju. Pinge ei saa ka liiga suur olla, siis kärssame läbi. Aga kui pinget üldse ei ole, siis see on surm. Ja, no kogu aeg peab olema mingisugune stiimul liigutada selles suhtes ja et võtta neid riske nagu, et sa jõuad selle rewardini ka nagu, et muidu mõõdetu elada üldse, niisama nühkida seda. Kuidas sa omale eesmärke sead? Kas või kuidas? Ma arvan, et sa tundus selline, et sa sead korralik.
ma ei tea, ma ei ole nagu, see oli täpselt sama, kui ma maakleri tööga alustasin, seal oli ka hästi oluline nende eesmärkide seadmine on ja mis ma teen, mis on mu nädala eesmärk, seal on eraldi kohtumised nagu alguses seal juhtidega on ja mis su nädalaplaan on, mis su kuuplaan on, mis su aastaplaan on ja siis ma nagu, teistel olid mingid kindlad ideed, ma teen nii palju tööd, käin nii palju kohal on ja teen nii palju mingeid kõnes ja asju, siis ma ei saanud sellest nagu kunagi aru tegelikult. Et eesmärk on jõuda nagu tippu on ja minna, võtta see maksimum sealt kohe välja ja teha kõik sellest, mis on sinust olenev nagu. Et panna endale mingi piir, et nüüd ma teen nagu nii palju ära. See on nendele, kellel see enesedistsipliin puudub võib-olla, et ma ei tea, mul sellega probleemi pole. Sa lähed maks kõik välja, kas kõik või mitte midagi. Et lihtsalt nagu hakata nagu piirama või panna endale mingeid kindlaid eesmärke, ma ei tea. Võib-olla mõnele see toimib nagu, see on hästi individuaalne kindlasti. Et minul isiklikult ei ole kunagi mingid eesmärk olnud. Eesmärk on saavutada kõige parem tulemus võimalikult lühikese ajaga. Loogiline. Kus sul kiire on? Ma ei tea, kõigil meil võiks kiire olla. Nagu. Minu arust see kiirus on üks väga oluline asi kasvamise juures. Et asjad juhtuks kiiresti, et sa mõtleks kiiresti, et sa suudaks tegutseda kiiresti. Ja jällegi ülihea tuua see võrdlus selle maakleri puhul sisse. Et ma arvan, mu keskmine meilile vastamise aeg 5-10 minutit. Ma olen nagu kogu aeg olemas, kõned kohalus. Mõned kliendid on mulle öelnud, et ma üürin neile korteri ennem välja, kui mingid teised maaklerid neile tagasi helistavad. Et see kiirus on nagu väga oluline elus ja töös samamoodi. Et kui sa oled kiire, sa oled efektiivne, see asi, mis võtab teisel inimesel 2 päeva, võtab mul 1 päeva, ma olen tast 50% parem. Et nagu, ma arvan, et see ongi oluline, et see kiirus on oluline. Et kas sa oled mingid piirid ka endale, et näiteks ma tea, laupäeva õhtul ma enam ei vasta või on sul mingid notification kinni keeratud? Ma olen 24/7 saadaval nagu. Ma vastan kas või 3 tööd, kui ma olen üleval, siis ma vastan ja kui ma olen üleval, siis ma olen kättesaadav. Ja see oli mul juba noorest peale, kogu aeg mind häirivad inimesed, kes ei vasta või kes lihtsalt niisama, kui sa nagu tead, et ta lihtsalt niisama näiteks ei võta vastu, see on ka väga oluline minu lähiringkonna puhul nagu, et kui sa ei ole nagu kättesaadav mingid teatud põhjustel ilmselgelt on ju, kellel on 3 last ilmselge on ju, et sa ei saa teha seda tööd või näiteks ala maaklerina, sa ei saa minna laupäeva õhtul kell 9 oma mingi kortereid näitama, sest et sul on mingi pereaeg on ju. Ja siin tulengi mängu mina, kes saab lihtsalt. Räägin maaklerlusest. Ma kohe tükki proovin. Miks on kujunenud ka minu peas Eesti maaklerist sitt maine? Aga miks on? Aga miks? Mõtle mingi kindla olukorra peale, mis sa ütleksid? Et... Iga hinna ees proovitakse igast sitta maha müüa. Ja teenindus on nagu, ma ütlen niimoodi, et mulle tundub, et maakler on alati nagu enda keskne, mitte kliendi keskne. Ja täpselt, ja see ongi kõige suurem probleem tegelikult, et maaklerid mõtlevad enda peale, maaklerid mõtlevad selle ühe käigu tegemise peale, nad mõtlevad ühe käigu ette, nad ei mõtle pikaajalise nagu koostöö peale, igapäevaselt tegeledes investoritega ja otsides kortereid oma lähiringkonnas inimestele, helistades maakleritele, ma ju näen nagu. Hea, kui nad esiteks vastu võtavad, hea, kui nad üldse tagasi helistavad ja kui nad vastu võtavad, siis on nagu siuke mulje nagu, et nad teeks mingi teene mulle sellega nagu. Sina pakud seda teenust, sinu töö on esiteks omanike huve kaitsta, et oleks maksimaalne hind asjadele, et ajaperiood oleks võimalikult lühike. Ja kui sa nädalavahetustel tööd ei tee, siis sa ju automaatselt ohverdad omanike huve sellega. Et niimoodi need asjad ei käi ja täpselt sellepärast ongi see, et inimestel on halb kogemus all ja siis on vaja nagu minusugust inimesi, kes veenavad neid inimesi ümber, et andke lihtsalt see üks võimalus, see tavaliselt toimib, antakse see võimalus ja siis on nagu enesest mõistetav, et sa kasutad alati spetsialisti selle asemel, et ise nagu katsetada. Kui sul on nagu kurkhaige ja nagu selles suhtes perearst suunab sind, nagu ta ei suuna sind mingi arsti juurde, kes tegeleb kõigega natuke, ta suurab sind kurguarsti juurde, sa lased arstil oma kurguga tegeleda, sest tema spetsialist, tema teab, suure tõenäosusega on tulemus parem kui sul endal. Miks kasutada maaklerit üldse? Miks mitte lihtsalt Facebooki postitada kuulutus? No see ongi sellepärast, et inimeste enda huvides on see tegelikult, et asi on rahalises võidus, asi on ajalises võidus, väga palju on situatsioone, kus näiteks uus arendus on tehtud sissemaks ära, on teada, et on vaja suve alguseks vana korter maha müüa, et siis on vaja teha täiendav makse.
ja siis hakatakse ise katsetama, keegi ei tea tegelikult, mis võib olla see müügiperiood on ja kuidas see protsess käib, mis on turu hetke olukord on ja, et selles suhtes minnakse lihtsalt peale, hakatakse katsetama, ei mõelda nagu hinna peale, tegelikult see on väga välja töötatud protsess on ja, millise hinnaga minna, kuidas kuulutada, missugused pildid ja tekst teha, et see on nagu hästi see stampjutt, mida kõik räägivad, aga tegelikult seal on niisugune välja töötatud protsess, mis on muidugi jälle kasutatakse heade maaklerite poolt on ja. Vaadates neid kortereid, siis kui ma näen ikkagi mingit 200 000 eurist korterit, kus maakler on enda telefoniga teinud pildid, on ja, siis on ka nagu kehvasti jälle. Et selles suhtes meil on nagu selles suhtes vedanud, et meil on hästi väike butiikbüroo on ja, meil on väga hea taust, meil on nagu üürihaldusettevõte, tähendab, me töötame hästi palju investoritega, me haldame ise üle 100 korteri. See tähendab seda, et meil on nagu omaniku vaatepunkt, meie käitume iga korteri, iga tehinguga, nagu meie oleksime selle kliendi rollis on ja nagu täpselt samamoodi nagu on toodud selle baariga, nagu me teeme, et ma teen seda baari nii, nagu ma tahaks, et mulle tehakse. See on ka põhjus, miks me ise töötame siin nagu, et selles suhtes, et pakkuda seda maksimaalset teenindust, pakkuda siukest kogemust, nagu mina ise tahaks saada. Et sealt tuli ka see, miks ma nagu maakleril üldse olen väga halvast, samamoodi mul oli enda ka nagu negatiivne kogemus maakleriga nagu. Millal mitte kasutada maaklerit? No üks asi on kindlasti see, et on teatud hulk inimesi ja sa saad aru, et ta on kompetentne nagu, et ta saab ise hakkama, näiteks välja üürimise puhul on ja me teeme väga palju erinevaid asju, mida esiteks on juba kulude pool, et me võtame kõik kulud enda peale, me teeme profipildid. Ma näen iga päev kümneid ja kümneid inimesi, see tähendab, et üüriliste liikumine on minu puhul nagu väga palju suurem. Ma saan seda soovitada seda objekti inimestele, kes muidu seda piirkonda ei jälgiks nii palju. See on kõige suurem võit, ma ütleksin, et lihtsalt me oleme igapäevaselt selles turus sees, sina teed seda 1-2 korda aastas, mina teen seda 10 korda kuus nagu. See on nagu kõige suurem võit, ma ütleks. Aga on ilmselgelt teatud inimesi, kellel ei ole ajaga probleeme, nad on seda pikalt teinud, nad on kompetentsed, nad teevad ära taustakontrollid, nad teevad ära profipildid, nad näitavad, suudavad adekvaatset infot anda üürilisele. Neil on oma lepingud, kasutavad neid samu portaale ja asju, mis meie, et anda see maksimaalne kaitse omanikule. Neid inimesi on, aga lõppude lõpuks jääb ikkagi, et palju sinu aeg maksab. Kui sa oled juba nii kompetentne inimene, siis oleme ausad, sul on sinu ajaga kindlasti midagi paremat teha, kui käia inimestele korterid näete või vastata päringutele, eriti kui see teenus on sinu jaoks tasuta. Kui sa oled nagu mingi äriinimene, siis pane plussid ja miinused nagu paberile ja siis vaata, aga selleks on vaja head kogemust alla, et siukene asi saaks toimida. Mis teema, kas ma olen õigesti aru saanud, et Eestis on niimoodi, kui mina tahaksin nüüd minna üürnikuks, siis ma peaksin maksma maakleri tasu, on nii? Jah, kui sa otsid, võtad portaalist kuulutuse, mis on maakleri poolt üles pandud, siis on vahendustasu, esimese kuu üür ja siis olenevalt sellest, kuidas on leping tehtud, kas siis tagatisraha või meie pakume ka eraldi lepinguid läbi rendiplatvormi, mis annab üürnikule võimalus alustada ilma deposiidita ja omanikule 10 korda kõrgema vastutuskindlustuse kui tagatisraha pool. Et selles suhtes nagu väiksem stardipakett üürnikule, parem variant omanikule ja pluss kindel juristide poolt koostatud leping, kuhu ei saa omanik mingeid nagu mittelegaalseid punkte sisse tuua, mis on ka nagu suur probleem tegelikult. Et näiteks minu puhul oleks see taas, mis nagu eemale tõrjuks selle maakleri teema. Kas sa võtad ka vahendustasu? Kuidas? Et kui mina tahan üürida, kas sa võtad ka vahendustasu? Et kui sina tahad... Sama, mis me just rääkisime, kas sa võtad ka nagu tasu? Et kas mina võtan vahendustasu? Jah. Nagu... Kellelt sa võtad? Sellelt, kes soovib üürnikuks tulla. See ongi nagu ainukene tulu, mida meie saame selle töö tegemise eest. Et selles suhtes on nagu turg reguleeritud Eestis niimoodi, et omanik saab kogu selle töö vilja ja selle eest maksab üürnik. Et sellepärast on mujal maailmas on teistpoodi, mõnel on pooleks, mõnikord maksab siin Eestis, on nõus omanik jaotama. Et selles suhtes on see turg reguleeritud niimoodi, et maksab üürnik. See on ka oluline, et anda üürnikule maksimaalne kogemus, et ta ei pea mõtlema, et kas ta kõne võetakse vastu, kas talle vastatakse, kui kiiresti ta infot saab, kuidas talle see protsess läbi tehakse, kas ma teen kõik need lepingud, valmistan ette, näitan ära. Ja ma olen läinud ka nii kaugele, kui nagu lihtsalt üürniku aidanud sisse kolida näiteks. Nagu. Asi, mida ma tegelikult tegema ei peaks, aga lihtsalt, et teha see kogemus maksimaalselt heaks tema jaoks.
ja teha see extra step, nagu teha see lisasamm, et ta ei tunneks, et ta nagu niisama maksab selle eest. Mis sul kõige sitem juhtum on olnud? Nagu selles suhtes mul ei ole väga palju neid olnud, kuna ma olen ise väga filtreeriv juba nende inimeste seas selleks, et üldse kohtumine või minna korterit vaatama, ma teen ära juba esmased taustakontrollid, et vältida enda aja raiskamist ja et inimene, kes niikuinii sinna korterisse kunagi ei saaks, pole mõtet tal üldse seda vaatamagi tulla nagu. Et see on nagu üks asi, et tänu sellele ei ole väga halbu kogemusi olnud, pigem on väga head kogemused olnud. Ja kindlasti on nagu meil ettevõtte siseselt on olnud nagu mingeid olukordi, kus on kas puuküürnikud või siis on inimesed, kes jäävad võlgu või kes on mingid teised nagu finantsilised probleemid või kus on toimunud mingi vandaalitsemine, kes on laamendanud. Mis siis saab? No siis ongi see, et kuna me teeme kõik lepingud läbi rendiplatvormi, kus ta tegelikult omanikule langeb see vastutuskindlustus, see tähendabki, et see kõik makstakse tema eest kinni ja täiesti, muidu sul on tagatise raha, mis katab heal juhul 600 eurot, 700 eurot katab selle ühe kapi nagu. Siis tehakse nagu kõik ära. Meie oleme kogu selle protsessi juures sinuga, suhtleme, meil on reaalsed kahjukäsitlusi juba olnud. See tähendab, et meil on reaalne kogemus sellega juba olemas, et me saame nagu garanteerida ka selle, et need asjad niimoodi lähevad. Et see ei ole lihtsalt mingi kindlustus, mis pakub midagi, et paljudel on nagu see kartus, et nad ju niikuinii ei maksa, aga maksavad. Et meil on nagu reaalsed näited. Tulema korra sinu juurde tagasi. Kas sul on eeskujusid? Ma arvan, kindlasti on. Eks on erinevast eluvaldkondadest on kindlasti su perekond, mu ema, kes on loonud need väärtused, kõik need mingil määral need rahalised asjad, et sa oskad rahaga ümber käia. See kõik tuleb kindlasti perekonnast ja minevikust ja kõik siuksed asjad. Ja siis on nagu mingid suured, mingid ala Richard Bransonid või ma ei tea, Donald Trump või mingid siuksed äriinimesed, kes loovad seda finantsilisi tarkusi ja elu põhimõtteid, et seal on kindlasti väga palju. Et ma proovin nagu võtta igast eluvaldkonnast, vahet ei ole, mida nad teevad või kuidas neil selles läheb, kõige paremad osad ja kõik need endasse kokku panna, samal ajal arvestades nende halbu külgi ja vältides nende vigu nagu. Et luues seda kombot olen ma iga päevaga nagu parem inimene, kui sa ennast arendad ja see ongi see eesmärk, et konkreetselt raske välja tuua, aga on nagu mingid inimesi küll, kellelt on nagu palju õppida, kes on saavutanud midagi ja ma leian, et vaatama peaks ainult nende poole, kes on sust midagi rohkem saavutanud, et muidu on mõttetu. Kui me rääkisime vahepeal ebamugavustest, tuli meelde, sinna jäime pooleli, siis ma küsin niimoodi, et kas on mingid omadused, mida sa kindlasti, nagu nüüd see need halvad omadused, et näiteks mis sul nagu kindlasti ei taha, milline sa kindlasti ei taha olla? No omadused, selles suhtes mingid kindlad nüansid võib-olla, mis häirivad inimeste juures nagu. No üks asi on näiteks hilinemine, väga irooniline, kuna ma ise jäin siia hiljaks, aga ma vihkan inimesi, kes hilinevad ja ma lihtsalt ei saa sellest kunagi aru. Kui sul on mingi kindel põhjus, sa annad ette teada, jah, ma olen ummikus, ma ei saa, ma ei jõuda minust mitte olenel põhjusel. Kui sa lihtsalt ilmud kohale hiljem või mina näen ju maaklerina seda väga palju või kui sa üldse annad teada, see on nii lihtne, väikene asi, mida vältida ja see näitab sinu suhtumist. Ja kui ma juba näen seda suhtumist, siis see juba suleb sulle väga paljud uksed elus, et mingid siuksed väiksed asjad nagu. Midagi veel? Ja siukene, see minust tekitab ebakindlust nagu. Et selles suhtes, et kui sa, et ma saangi aru, kõik ei saa olla väga siuksed macho, enesekindlad ja et kõigil on elu erinevad etapid elus on ja teine asi on muidugi see, kui sa ise ei pinguta, kui sa ei tee midagi, sa räägid, et ma ei tea, ma olen mingi ülekaaluline, mu elu on pekkis ja ühtki naine ei taha mind, aga sa ei tee mitte midagi selle nimel, et seda muuta, siis nagu, miks sa räägid mulle seda nagu, mis sa kurdad, mine ja tee ja näita pigem või see on nagu täiesti, ma olen katin siuksed inimesed välja oma elust lihtsalt, mul ei ole siukest negatiivsust vaja lihtsalt. Ma ise märksin enda puhul vahepeal, et ma kippusin kergelt, et just eile oma trennikaaslasega rääkisin, või tema rääkis minust, et siis on tean, sa oled kõige positiivsem inimene, keda ma tean, et alati oled rõõmus ja heatahtlik nagu. Ma ütlesin, issand jumal, et mõnikord, kui ma olen just siukses nagu ütleme ultramugavas seltskonnas, kus ma tean, et ma saan nagu täiesti
olla ja kes see seltskond on, kui sa peaks nimetama inimese, kes on see, kelle seast? No meil on üks hästi tore punt, kellega me saame paar korda aastas kokku ja pidutseme nii nagu poleks homset. Ja siis seal ma märkan, et ma tihti vähem selle alguses ma kipun nagu ma ütlesin siga, et mingi imelik, et ma hakkan nagu endas seda negatiivset esile tooma. No, mõnes mõttes on mõnikord hea, sest siis ma saan sellele mingisuguse nagu peegelduse või nagu vastuse. Et ma korraks olen nagu haavatav, aga siis ma märkan, et mul on nii kerge sellesse nagu ohvri mentaliteeti jääda kinni, et nagu see juhtus halvasti või näe, ma teen seda nõmedasti, eks ju, aga siis ka viimasel nagu eeldades, et keegi annab sulle mingi et ei ole hullu või hakkab nagu lohutama või... Kas just hullu, aga nagu mõnikord see on hea, et ma tõesti saan sealt mingi lahenduse. Et see virisemine. Aga kas sa otsid lahendust või sa otsid seda tuge? Kumbad sa tahad nagu näha? Vaata, jah, ma saan lahenduse, aga ma otsin tegelikult vahest tuge, sest mul nagu igapäeva elus ma olen siuke, et ma saan ise kõigega hakkama, ma olen siuke üksik hunt, eks ju. Tegelikult öeldakse, et üksik hunt kõlab justkui ägedalt, eks ju. Aga looduses üksik hunt tähendab see, et ta on seltskonnast välja visatud ja suure tõenäosus, et kui ma vaatan kas või enda koera jänest jahtimas, mida ta kunagi ei ole kätte saanud, siis üksik hunt ei saagi seda jänest kätte, vaid hundid jahivad kambaga. Et siis ma natukene enam ei taha olla see üksik hunt ja sellepärast ka teengi nagu saateid või neid jalutuskäiki ja käikusid ja kui mu enamus tööst on ka keskendunud sellele nüüd, et kuidas leida koostööd. Et nagu... Üksi kiiresti koos kaugele. Just, ja sealt ka meil see saade ka siin sündis. Ja, täpselt. Ja mäletan, Erik Edmits, siuke tore koolitaja, mäletan, kui kunagi tegi Mindvalis esinemiskoolituse ja siis ta rääkis ka, et nagu kunagi ära ennast maha tee avalikul esinemisel vähemalt. Sa võid pärast oma, et sa ütlesid ka nii hästi siin pausil, et sa virisid küll, aga oma ette. Et peaks ka selle ära tegema, et see virisemine ei ole mõnikord otseselt halb, et see energia on vaja välja saada, aga nagu teistel ei ole vaja kogu aeg rääkida, kui sitasti mingi asi on. No sellega on see, et tegelikult nagu kuskil Jaapanis on mingi ütlus, et ära räägi enda kohta halvasti, sinu sisemine sõdalane kuuleb seda, vaata. Just. Ja see on nagu väga oluline, see suhtumine, mida sa endasse süstid, on ju. Sa lähed iga päev peegli ette, mõtled lihtsalt, et nagu väga edukatel inimestel on ühised jooned, nagu mida jälgida. Üks nendest on tegelikult see, et nad saavad aru, et nad väärivad rohkem kui teised. Nad on paremad ja nad ongi paremad selles suhtes, et ükski Bill Gates ei saa sulle öelda, et mul on rohkem raha, sest ma olen sust lihtsalt targem. Ta kasutab mingeid väljendeid, mingi follow your passion nagu. Tegelikult see on lihtsalt mingi bullshit tegelikult. Lihtsalt, et ta tahab öelda, et ma nägin rohkem vaeva ja ma saavutasin paremad tulemused, aga kuna ühiskond solvub siukeste asjade peale, siis ta ei saa seda öelda ja kasutab mingeid muid väljundeid nagu selleks. Ma nüüd natukene provotseeriks seda, üks on see vaevanägemine, mida tuleks ka teha, aga mõnikord ma märkan, kui keegi on väga edukaks saanud, võib-olla ise see on minu see tähenärja, et kui palju mõnikord on seotud õnn sellega, kui palju sina arvad, et õnn ja edu on seotud, et näiteks, et sul ongi nagu õnn selles mõttes kasvõi, et kuhu perre sa sündisid. Noh, et mitte et jääda nagu ohvriks, eks ju, aga et kui palju mängib edus rolli õnn sinu arust? Siukest asja nagu õnn ei ole tegelikult olemas. On olemas tõenäosus. Tõenäosus, et ütleme niimoodi, et see tõenäosus, et sina sattusid siia paari, sa lõid endale võimalused, sa panid selle postituse sinna gruppi, mina käin seal grupis, ma ei tundnud sinna gruppi esimest korda täna, ma olen käinud seal grupis pidevalt, sina oled selle grupiga pidevalt kursis, sa tead, mis võiks olla nagu eeldus, kui sa selle sinna postitad. Minusugused inimesed võiksid sinuga ühendust võtta ja meil võib tulla selline kohtumine. Ülla, siuke asi juhtuski nagu. Et see on kõik tõenäosus ja... Tegelikult ma ju põdesin alguses küll seda, et ma teen sinust videosid, eks ju, minu jaoks täiesti uus asi, aga samas ta ei teeme ära, et mõnest tegelikult ma olen väga tänulik sulle, sest mina põdesin ja ma ei oleks julge, sest mingi Facebook ads ma võin nagu, ma olen selles kõva vend, eks ju, ma ei põe seda müüa, ma ei põe seda teha, nii edasi, eks ju. Aga nüüd mul on hästi kõrged ootused endale, et näiteks mingi video monteerimine täna, minu tase versus see sama sõber, kes mul teeb neid mingi telesaateid või filme, eks ju, et siis tase on nii erinev, aga et see julgus ikkagi proovida uusi asju, et aitäh sulle selle
võimaluse esile toomise eest. Ei no see oli nagu koostöö, vaat seal tekkis siuke sümbioos kohe. See on niimoodi, et need asjad peavad juhtuma naturaalselt, nagu iga suhe, ärisuhe, mis asi. Kui see on pushitud, siis on mõttetu, kui see on sümbioosis koos üles toodud, arutades. Me läksime kihi haaval ja ega sina olid ka ju alguses sa tegelikult ei olnud väga aldis selleks koostööks, kuna said aru, et sa ei taha alustada mingit tööd kellegi jaoks. Sa tahtsid, et see teine inimene teeks selle esimese sammu, tõestaks sulle, et ta on nõus tegema tööd ja siis sa võid aidata tulemusi parandada. Jah, just. Jah, et nii et selle tasuta konsultatsiooni tulemusena ma märkasin, et nii paljud ootavad seda võluvitsa või võluinimest. Oligi, üks oli konkreetselt nagu numbri näide oli, et ei, ma tahaks anda 1000 eurot ja ta toob mulle tagasi vähemalt 3000. Kuule, perfect ju. Kust siukseid asju saab? Ma annan sulle ise selle 1000. Hakka tegema, eks ju. Et eriti kui sa oled ettevõtte juht ja vastutav, eks ju, või müügi, vahet pole ka sa oled omanik või lihtsalt juht, et see isiklik vastutus ja julgus nagu teha midagi uut, et kui sa tahad uut tulemust ettevõttes, sa tahad kasvada mitte lihtsalt nagu natukene, vaid nagu täiega, et siis see nagu sa pead ka ise midagi tegema. No loogiline, see eksponentsiaalne kasv on võti nagu. Ja ega ma saan aru sellest põhimõttest ka, ma saan aru sellest nagu mõttest ju. Et ma tahan ju ka ju, kõik mõtlevad, et panen euro sisse, 3 tuleb tagasi, sellest ju räägitakse seal turunduslabori. 10 tuleks tagasi. No ma mõtlen jah, et tegelikult ju loogiline on, et ma maksan talle selle eest, aga noh, olles ise, ma tegin ka e-kaubanduse ettevõtteid seal Hispaanias olles, katsetasime, tegime igast kursusi läbi seal 24 tundi või 12 tundi turundust vaata. No mingid siuksed ägedad koolitused ja ise nagu täiega töötasime. Mu selleaegne elukaaslane oli turundusjuht ja lihtsalt nagu, siis sa saad nagu aru ja et mis see turundus nagu täpselt on ja sa oskad ka paremini suunata inimest, kes seda sulle teeb nagu. Et selles suhtes, selleks ka oligi, tekkis sinuga see hea kooslus on ju, vau, äge inimene, lihtne suhelda, kohe tekkis klapp, siit võib midagi arendada. Sina saad arendada podcasti poolt, video poolt on ja mina saan enda maakleri töösse mingisuguseid punkte. Mõlemad alustame algusest, mingid ootused ei ole, eeldused ei ole, ma võtsin kohe selle pinge maha, ma ütlesin, et vahet ei ole, mis tuleb nagu. Siin ei ole, midagi ei saa valesti minna selles suhtes. Et kuule, kui sa midagi kaasa võtad või vaata ja siis võta see suhtumine ja julgused proovida uusi asju. See ei tähenda, et minuga peab nüüd kohe siit saatesse tulema, mis on ka võimalus, et müügikoht, kui sa tahad endast saadet, siis kirjuta mulle tegelikult ja on mida jagada, siis miks mitte. Aga jah, üheseks ei pea olema mina, aga nagu, kui sa leiad endale uue partneri või uue tegevuse või uue väljakutse, siis kus öelda siis, ole julge ja tee käed kus öelda siis, õliseks või mullaseks või jah, et pane ise ka sinna sisse, sest päeva lõpuks keegi ei tea sinu äri või sinu sihtgruppi või sinu klienti paremini kui sina ise. No muidugi, lõpuks on see lihtsalt tegutsemine, hakka lihtsalt tegema ja mis vahet seal on, mis see tulemus on, et selles suhtes see on nagu põhieesmärk on lihtsalt teha esimene samm, mille taha jäävad podcastid, mille taha jäävad ärid, mille taha jäävad ideed, on ja selle tegevusetuse pärast, on ja selle mugavuse pärast lihtsalt, et ma võib-olla siin võrdluseks, et see eesmärk võiks olla mul, näiteks kui ma keskenduksin vaatajate numbritele, ma võib-olla üks sammu lõpetanud, aga minu kõige olulisem on see 1 või 0. Tehtud või ei ole tehtud, eks ju. Ja siis igas 2 juba. Jah. et see sama selle Jaan Kruuson podcastiga, no esimesed saated olid 2 esimest olid väga head, sest ma valkasin videotüübi tegema. Siis ma vaatasin, et kuna see on esiteks on mul hobi praegult ja hobi eest, kui ma hakkan maksma selle iga saates, see on väga kallis hobi. Ja pluss enese arengu koht järele, tea ise läbi, sa saad paremat koostööd selle videograafiga tulevikus, kui sa tead, mida ta tunneb. Just. Et siit juba on, et sinuga mul juba üks teine võib-olla saade on siin soolas, et ongi vaikselt nagu areneb, eks ju, aga kui ma oleks kohe pannud nagu hästi kõrged ootused, siis ma ei olekski võib-olla kunagi alustanud. Kuigi hirmamäät on suur ikka alustamisel, aga mõtlesin perse, et põhimõtteliselt valisingi selle podcasti tegemise puhtalt selle järgi mõtlesin, mida ma kõige rohkem kardan. Sest oma nimeline podcast, ma hakkan tegema. Ja mis on kõige hullem, mis saab juhtuda nagu? No ma arvasin see, et kui ma äris ju positsioneerin ennast kui sotsiaalmeedia ekspert ja
ja ma teen järsku mingi, ma ei tea, alguses ma ei tea, telefoniga filmitud podcasti, eks ju, et kuidas see saab olla üldse kooskõlas minu kui seda kvaliteedi nõudmistega, eks ju. Aga samas see on täiesti teine valdkond nagu selles suhtes. Et ta ei ole enam nagu... Kui sul oleks reklaamid halvasti suunatud, siis on juba pahasti. Et jah. See pigem näitab seda mitmekülgsust ja julgust proovida, katsetada uusi asju, väga oluline asi turunduses ju. Et sa jää oma mallidesse kinni, mallidesse kinni. Kas sul on mõni küsimus universumile? Ei, ma olen hästi jalad maa peal inimene, et selles suhtes, et see kogu see vaimsus ja see nagu, ma saan aru, et see on oluline, võib-olla see on ka vanusega tingitud, see on ka maailma vaatest tingitud, mõnele aitab, aga ma olen keskendunud reaalsetele tegevustele, reaalsetele tulemustele, on plussid ja miinused selles suhtes, et vahet ei ole, kuidas sina näed, et kas klaas on pool täis või pool tühjen ja minu jaoks on seal nii palju vedelikku, kui klaasis on lihtsalt, nii lihtne ongi nagu. Et seal ei ole nagu, mingid asju ei saa nagu vaadata ja mõelda, et liiga paljud inimesed elavad seal pilvedes, selles, et vaata reaalsusele otsa ja saad aru, et nagu midagi on vaja muuta ja kaua sa teed seda sama tegevust eeldades teistsugust tulemust. See pidi olema hullu definitsioon. Oli jah, mingi Einsteini mingi teema või mingi värk, jah. 16-aastasel õele proovisin 30-aastasena rääkida mediteerimise olulisusest. Jaan, et ma olen veel noor, et aega on, eks, et iga vanusegrupis tegeled oma asjadega. Muidugi jah, et täiesti mõistetav ja lihtsalt see probleemidega toime tulemine ka on ja seda tulebki noorest peast juba õpetada, et küsimus ei ole selles, et millised probleemid sul on, sa ütlesid ka, et me kõik alustame erinevast kohast, probleemid on samad, lahendamine on erinev nagu. Et sealt tuleb see vahe sisse ja mida rohkem see probleeme lahendad, mida efektiivsem sa oled, seda parem nagu väärtus sul on. Ma julgustaks, mis sa sellest mõttest arvad, ma julgustaks nagu vaatajatki, et kui sa tunned, et see asi on liiga nagu raske või ei raske alustada, et tegelikult sa ei pea seda üksinda alustama. Ma mõtlesin, et minu jaoks nagu oli ikkagi raskem üksi alustada, siis ma... Podcasti on raske üksi teha samas. Jah, sellest külalist on ikka vaja, eks. Aga ja tegelikult Maria oli mulle ka jõhkraks nagu toeks on olnud. Ja et jah, et tegelikult ei pea, et sa pead üksi lõpuks ikkagi ka ise tegutsema, aga see ei tähenda, et sa pead üksi jääma ja oma et nagu ainult, et neid inimesi on, kuigi Eestis tundub, et meid on väga vähe, siis tegelikult, kui sa võtled, kas miljon inimest, võta enda ette miljon inimest, on see vähe siis või palju, eks? Et võib-olla on just nagu toredam, et siin Eestis on see võimalus erinevate tasemete inimestega palju kergemini suhelda. Ja pluss seal on meil on nagu kvaliteet üle kvantiteedi vaata. Kui sa hakkad vaatama protsentuaalselt mingeid high achieving inimesi, kes on midagi saavutanud, siis see on, ma arvan, päris hea tulemus tegelikult. See vist Roland Tocco kunagi oli vist tema, et ütles ka, et see, tegid neid, Kiyosaki käis Eestis ja nii edasi, et see Eduakadeemia või Eluakadeemia. Eduakadeemia. Ja siis nad ütles vist, kes selle lause ütles, aga see mõtlus oli hea, et samu sündmuseid USA-s korraldatakse 100 korda rohkem, et Eestis saab 10 inimesega hakkama, ütleme, ja siis USA-s on vaja 100 inimest. Et sama tulemus saavutada. Tõsi. Kus sa näed ennast 5 või 10 aasta pärast? See on nagu hea küsimus, et jällegi ma ei planeeri väga palju ette, kindlasti erinevas kohas, kui ma praegu olen, erineva mõttemaailmaga, sest et kui sa näed seda, ma ei tahaks kindlasti maailma näha samamoodi 5 aasta pärast, nagu ma näen praegu, siis ma olen lihtsalt raisanud 5 aastat oma elust tegelikult. Et nagu ilmselgelt erinev on ja rohkem raha, rohkem vabadust, rohkem sõpru, rohkem tutvusi, rohkem keeli, rohkem oskuseid, nagu kõike rohkem. Mis oleks esimene samm selle tuleviku suunas? Ma arvan, et korrata neid ebameeldivaid tegevusi, teha tööd, ärgata hommikul vara, minna magama hilja, käia trennis, luua, õppida suhtlema. Minna magama hilja? Et ärgata vara, minna magama hilja? No täpselt, ega kus sa saad ju, kõigil on see kõik sama 24 tundi ju. Oleneb, kuidas sa seda kasutad. Sellel ajal kuskilt tuleb see võtta ja mida noorem sa oled, sa paraned kiiremini, magad vähem, töötad rohkem, jõuad rohkem energiat, kasutada maksimaalselt ära
minu kõige suuremat väärtust, mis ongi noorus. Kui keegi kuulaja mõtleb, et ta ei suuda seda teha, siis ma soovitan lõunavõinakuid teha. Vahepeal ma suutsin, et ülivara ülesse, lõunast teed väikse lõunavõinaku ja siis teed veel õhtuni üles edasi pauguta. Ja see power nap on küll, ma ise väga ei ole, ma ei tea, miks ma ei ole väga harrastanud, aga sa oled veel noor. Ja, no mul ei ole vaja. Või no tegelikult ikka vahepeal ma nagu meelega väldin seda, sest ma tunnen, see lööb selle unegraafiku nagu sassi. Aga ma ei tea, mind ei mõjuta. Ma olen täna ka 5,5 tundi maganud selles suhtes. Ma ei tea, 6 olin juba üleval, toimetasin. Et norm. Kas, mis ma siin tahtsin öelda? See trenni, et ütlesin ennem, et distsipliin on väga oluline, olen nõus. Ja siis ma olen mõelnud, et kuidas seda distsipliini nagu paremini arendada või treenida, siis ma mõtlesin, et nagu tühjast õhust võtta on päris raske. Aga just see nagu viimase ajal, kui ma olen käinud rutiinselt trennis, viimased aasta või sügis saadik, siis ma näen, et see trenn või see keha, et kui juba keha üle saad nagu distsipliini, siis sealt edasi nagu meeledistsipliini on palju lihtsam nagu luua. Siis võib-olla jälle, et järgitaks, kes täna ei käi regulaarselt trennis, siis MyFitness on sitaks vähemalt Tallinnas, eks ju. Et ei tohiks olla vabandusi rahas või ajas või mine jooksma. Trenn on tasuta mine, siin on kindlasti mingid välijõusaale, mingeid torusi, kus lihtsalt lõuga tõmmata, et loll, kes vabandust ei leia selles suhtes, et sa saad kõike teha, sa saad mingi basic workout'i teha ära 2 hantliga nagu selles suhtes. Küsimus jälle selles, kes tahab, ja eesmärk on regulaarsust ja püsivust, et sa käid, sa lähed kohale, tuled koju, sul on pikk tööpäev olnud, oled väsinud, tahaks lihtsalt süüa ja telekat vaata, ei, ja lihtsalt hambad ristis paned selle koti kokku ja lähed ja teed ära, sest nagu, kui sa seal juba oled, see on juba lihtne ja usu mind, kui hea tunne nagu pärast on, sa mõtled nagu fuck ja et ja sa oled parem inimene, keegi ei näe, et sa sinna lähed, sa ei ole nähtavalt paremas vormis ja, aga saad aru, sest väiksed sammud teevad terviku kokku ja vaadata ennast nagu peeglist, ma ei tea, ilma särgita ja mõelda, et fuck ja nagu mul on hea meel selles suhtes, siis see on kõige suurem väärtus enesekindlusele. Kuidas sa võib-olla julgustaks alustama või tegutsema, kes siin et mis sa ütled? Nagu selles suhtes, et nagu oleneb, mis seisus sa oled selles suhtes, ega ma ei tea, sul ei ole mingit julgustust nagu vaja, kas sa tahad või sa ei taha, see on täiesti ilmselge, elus on erinevaid inimesi selles suhtes, et kui nagu 10 inimest alustavad võistlust ja üks vend ei viitsi joosta, siis nagu selles suhtes ei ole midagi teha. Keegi ütles päris hästi kuskil, et kui lõvi jääb 10 inimest taga, siis sa ei pea olema kõige kiirem, sa pead olema lihtsalt kiirem kui kõige viimane vend selles suhtes. Et nagu you do you nagu. Ja kas sa tahad nagu olla ja vihata ennast ja ühiskonda sellepärast, et sina ei näe piisavalt vaeva enda elu arendamise nimel, siis lase käia, aga ära nõua nagu samu tulemusi eeldusega, et sa ei läbi samu kannatusi nagu. See nii lihtne on ju välist alati süüdistada või keda iganes. Et kindlasti on, jah, ma saan aru, et kindlasti on võib-olla mingi tugiprogramme või midagi, ma ei tea, pole kunagi ennast kurssi viinud nendega, aga kindlasti sõbraga on lihtsam trenni minna, uude seltskonda, õpi suhtlema nagu selles suhtes, et suhtlemine, number 1 asi, iga päev teed, täpselt samamoodi nagu trenn, harjuta lihtsalt, käi, pane ennast olukorda, alusta podcasti, mis iganes. Et nagu kas või endale, et tee endaga või harjuta peegli ees ju, õpi ilusti rääkima, mingi sukest asjad kaota ära nagu lihtne ja loogiline minu jaoks, aga võib-olla nõuab aega harjumiseks. Võib-olla siis selline dramaatilise natukene lõpu ossa nüüd jõudev, et küsimus sellele inimesele, et millisena sa surra tahad? Rikkana. Ei nagu tegelikult nagu ma ei tea, selles mõttes nagu, et millised surra tahad, et nagu me võime öelda, et millised me elada tahame, eks ju, aga seal surivoodil või kui see nagu kui viimane hetk käes on, et siis ei viitsi kahetseda või nagu, et või ütleme niimoodi, et või siis tõesti, et 50-60 aastat hakkab sul keha üles ütlema, sest täna sa ei viitsinud võib-olla, et kui sa täna ei viitsi minna, siis see nagu kulmineerub edasi, eks ju. Jaa, ei ilma kahetsusteta, loogiliselt ju. Sa ei taha ju teha ära kõik asjad, mis on võimalik. Kui on võimalik, tee podcasti, ma ei tea, kuidas sa podcasti, ma ei tea, otse, palun, tule, tee ära. Ja kõigil on fucking
tänapäeva nutitelefoniga nagu see ei ole nii hea kvaliteediga, aga see, et tehnika on kõigil olemas tänapäeva. No selles suhtes, kui sul ole milleski äge ja ma arvan, et siin ei ole mingi variant siin podcastis olla ja teha see algus sisse, kus sinu eest tehakse kõik ära. Tee mingi checklist elus ja tee, ma ei tea, iga nädal korra midagi, mis on väga ebamugav nagu. Tee korra kuus midagi, mis on nagu räigelt ebamugav ja see paneb perspektiivi sulle paika lihtsalt. Mis on nüüd esimene asi, mis sa teed, kui sa nüüd selle podcasti lainelt lahkud? Võtan telefoni lahti ja vastan meilidele. Et selles suhtes nagu see on tõenäoliselt esimene asi, mida ma tšekkan. Ma olen kogu aeg kätt saada, ma olen uhke selle üle nii oma töövaldkonnas kui ka väljaspool seda. Aga kindlasti ma nagu lähen ära siit palju nagu parema inimesena ja jälle mingi uus kogemus juures. Aitab mul sind mõista, kui meil edasises koostöös või ka sama hästi, kui ma tutun ise mingite ägedate inimestega, kes võiks sinu sellel podcastil midagi juurde anda. Mul on ju hea võimalus neid kohe siia suunata. Win-win-win jälle kõigile, et väga äge. Ja mul on lõpuks normaalne maakler, keda ma julgen soovitada. Jaa, täpselt. Kõigile sobib. Et selles suhtes ma arvan, et kõigil win-win, nagu ma ütlesin, kõige parem. Nii. Kas on midagi, mida ma ei küsinud? Mis sa tahaksid veel välja öelda? Ma ei tea, ei oska. Nagu ma olingi kohe eos nagu, või tahtsin seda kõike võimalikult naturaalselt teha ja ma arvan, see tuli meil üli hästi välja. Ma arvan, et siin ei ole vaja mingit erilist lõikustööd, mingid väiksed asjad võib-olla, aga üldjoontes hästi naturaalne, mõnus, lihtsalt tavaline vestlus vanalinna veinibaaris ja juhuslikult juhtus olema 2 mikrofoni ja kaamera siin. Et Toro veinibaar. Toro veinibaar, Lai 26, Tallinna vanalinnas. Ja saada leita Facebook, Insta? Jaa, selles suhtes on olemas, meil on koduleht on ja varsti tuleb mingi landing page võib-olla, Facebookist leiate üles, kindlasti lisame minu telefoninumbri kuskile sinna alla on ja. Et selles suhtes, et kindlasti leiate mind kuskilt üles, kui on vaja ja pluss nagu, see ei pea olema alati mingi äriline eesmärk nagu, see võib olla lihtsalt küsimus. Ma alati julgustan kõiki, kellega mul on kokkupuude, et see võib olla lihtsalt mingi küsimus kinnisvara kohta, lepingute kohta, vahet ei ole, millal sa ei saa millestki aru, sa ei leia ise seda vastust. Nagu, mul ei ole kahju jagada seda konsultatsiooni nagu, või anda nõu või juhuks, kui ma ise ei tea, siis mul on palju paremad võimalused see kuskilt välja uurida kui sinul ise, et ära tee mingit rumalat viga teadmatusest, küsi spetsialistilt ja see ei maksa sulle mitte midagi. No. See oli Tanek Bergman. Jälgi tema Facebooki lehte, kui soovid olla kursis. Kuidas sa turundad oma lehte? Järgmise tippmaakleri käekäiguga. Ja kui on... Jah, nii ongi. Ja nii ongi. Lingid, värgid saate märkmetesse. Tänud vaataja. Tänud Maria. Tänud Tanek. Aitäh sulle. Tehtud. Ja like and subscribe. Peatse kuulmiseni ja olge mõnusad. Tšau!